Kliente, nagu ka hankjaid, saab sisestada käsitsi ükshaaval. Selleks klientide puhul võetakse kliendid, kõik kliendid ja pluss ja vastavalt siis valitakse kas ettevõte, täidetakse punased väljad või siis isiku puhul ees- ja perekonnanimi ja muud kohustuslikud ja vajalikud väljad. Suht samalaadne on ka hankijate lisamine, tehakse seda lihtsalt ladu ja hankijad alt ning pluss ja ka siin on siis nii ettevõte kui isik võimalik sisestada. Väga ligilähedaselt käib ta ikkagi samamoodi. Lisakski praegu siis ühe hankja näiteks. Hankjal ütleme, et tal on nimeks testhankja. See võib olla siis ettevõtte nimi. Ta on ettevõtte liigiga võimalik, et ta on välismaine ja me jätame selle ettevõtte liigi määramata, sest sellist liiki ei ole eelnevalt ette kirjeldatud. Ja grupi all saab siis öelda näiteks, et tegemist ei olegi kodumaise, vaid hoopis välismaise hankijaga. Saab anda telefoninumbri, saab anda mobiili, e-posti aadressi, täiesti efektiivse. Ja loomulikult võib ettevõttel olla registrikood, käibemaksuregistrikood, pank, võib olla arveldusarve number, ka IBAN, SWIFT. Samamoodi võib olla mingi kodulehe aadress. Kindlasti võib olla ka makseperiood, mida see klient annab siis meile kui firmale. Ütleme, et see on 30 päeva. Kuna nüüd tegemist on välismaise hankijaga, siis see käibemaks on ilmselgelt 0. Valuuta võib olla ka midagi muud, võimalik, et nad müüvad hoopis USA dollarites ja riik võib olla siis näiteks Ameerika Ühendriigid. Ta segamini on, et siin on Soome tunnuseid ka ja USA dollari ja nii edasi. Nende põhiandmetega selle hankija salvestame. Saab lisada ka siis aadressid, nende lisamine käib eraldi. Kindlasti valitakse siis vastav aadressi liik, mida saab veel juurde lisada seaded, kõik seaded, kliendiregistris seaded ja aadressi liigid alt. Praegu olgu ta siis posti aadress, ta on näiteks ta on Helsingis, ta on riigis Soome ja me salvestame selle siis rea lõppu ilmuva salvesta nupu kaudu. Samamoodi võib lisada siis kontaktisiku ees- ja perekonnanimega, mis on selle firma siis kontaktiks. Ja edasi võibki hakata seda konkreetset hankijat siis näiteks ostutellimustel või ostuarvetel kasutama. Alati on muidugi võimalik nii kliente kui hankjaid lisada siis dokumendi sisestuse ajal. Klientide puhul, kui ma võtan müük ja näiteks arved ja lähen lisama,
siis siin arve all on võimalik minna otsima ja minna lisama ka siis klienti. Samamoodi ostja näiteks ostutellimuse alt uut ostutellimust lisades võib ka hankijat otsida, no ma võin ka selle välja valida, aga ma saan siit ka minna lisama ja avaneb täpselt samasugune vaade, nagu ennist sai juba näidatud.